kuulete, kuidas aeg lendab. Ja inimesed veel kogunevad. Tulge tagasi saali. Ja meie kirjutustõlgid tõid sõnumi. See on QR-koodi näol. Kui on keegi siin kohapeal, kes soovib enda nutiseadmesse kirjutustõlget, siis selle QR-koodi abil kohe see aken ka avaneb. Kirjutustõlge. Kas tahab keegi minu käest seda? See on nagu lotovõit praegu. Andke käega märku. Ja, nii, tulen sinu juurde. Olete võitnud kirjeldustõlke QR-koodi, aplaus! Nii, ole hea. Neid paberitükkikesi on veel. Kas soovib veel keegi? Ja teine auhind läheb siia Janne. Palun. Just. Aga see kood kehtib siin praegu nüüd selle kirjutustõlke puhul. Et sellised head võimalused. Oleme tagasi saalis ja ma loodan, et ka inimesed ekraanide juures on tagasi. Priit Kasepalu, jaa, oled olemas. Väga kena. Nüüd läheme teemapäevaga edasi ja mul on siiras hea meel kutsuda siia meile kõnelema Külliki Pode. Ja tema kõneleb meile siis teatrikülastus vaegkuulja perspektiivist. Head inimesed, kui nüüd sinna Slido programmi te ei soovi sisestada küsimusi või teil ei ole abivahendit, nutitelefoni, tahvlit, siis loomulikult siin saalis te saate küsida ka suuliselt. Andke märku ja me võtame mikrofoni, leiame teid siit saalist ja saate küsida ja saate ka tõenäoliselt kohe vastuse. Või siis me teame kedagi, kes teab kedagi, et sellele küsimusele vastust leida. Mulle meeldis see, kui Kai ütles, et me oleme orienteeritud lahendustele, me oleme lahenduste otsijad ja lahenduste leidjad. Eks meile meeldib viriseda ka, aga kui ise midagi selle heaks ei tee, et asjad muutuksid, siis jäädki virisejaks, arvan mina. Pane õlg alla ja on olemas lihtsaid lahendusi. Ka need mõned näpunäited, mida siin jagas meile siin proua Viisimaa, ka need on väga lihtsasti lahendatavad. Teadlikkus, tahe ja maailm saab parem. Külliki, ole hea, tule minu juurde. Ja ma saan aru, et sinu ettekanne on siin, meil tehnika aitab mikrofoni. Kui sa kasutad pointerit, siis ka see on siin ja mina lahkun oma kohale. Aitäh, Piret, selle sissejuhatuse eest. Ja mina olen siis Külliki Pode ja töötan Eesti Vaegkuuljate Liidus. Olen ise vaegkuulja ja räägin täna teatris käimisest vaegkuulja perspektiivist ja räägin ka kurtide osas. Mul on nii hea meel, et siin saalis on minu hea kolleeg Kurtide Liidu juht Tiit Papp, et kui midagi on vaja täiendada, siis ma arvan, et Tiit kindlasti tuleb mulle appi. Aga endast. Kasutan ise kuuldeaparaate. Kuuldeaparaate kasutan ma igapäevaselt. Kui ma neid ei kasuta, siis ma olen praktiliselt kurt. Ehk siis ma kuulen midagi, et keegi midagi räägib, aga aru ma enam ei saa. Kuuldeaparaat on nüüd see, mille abil ma siiski ka enamus jutust aru saan. Varem mul ei olnud kuuldeaparaate.
ma lugesin suu pealt ja arvasin, et nii see elu käibki. Et ei kuule, siis ei kuule, pole hullu. Ma ei teadnud nendest aparaatidest ega sellest maailmast peaaegu mitte midagi. Aga kui ma sain aparaadid, siis läksin mina teatrisse. Istusin esimeses reas, vaatasin ühte etendust, oli väike teater. Ma nautisin seda etendust. Seal ma sain peaaegu kõik aru, mis räägiti. Välja arvatud sellest viimasest sõnast, mis öeldi. See viimane sõna öeldi seljaga minu poole. Ja see oli kõige tähtsam. See oli kõige tähtsam, sellepärast, et sellest sõltus kogu selle teatrietenduse sisu. Ma nüüd täpselt ei mäleta, mis see etendus oli. Õnneks ma olen sellest üle saanud. Aga tookord mind nii häiris. Ma vaatasin terve etenduse ära, see oli 2 tundi. Ja ma nii tahtsin teada, millega see lõpeb. Ja ma ei saanudki teada, sellepärast ma ei kuulnud seda, mis ta ütles. Ja siis ma kirjutasin sellele teatrile. Jube äge etendus oli. Aga millega see lõppes? Ma oleks tahtnud teada. Aga ma ei saanud vastust. Nii et tundub, et see ikkagi natukene kripeldab, et kui jääb etendus nautimata. Kui ma olin väiksem, siis mulle meeldis vaadata neid teleteatreid. Telekast tulid sellised teleteatrid hästi vahvad. Aga ma ei kuulnud neid, mis seal räägiti. Keerasin teleka hästi kõvasti. Tuli ema ja ütles, oi, nii kõvasti, pane vaiksemast, terve maja kuuleb. Olgu, vaatasin siis niisama, mis seal siis räägiti. Nii palju, kui ma suu pealt lugeda sain, nii palju ma sain aru. Emotsioonid, liigutused, need ma sain aru. Aga mulle väga meeldib teatrist käia. Olgu, aga kellest me siis üldse räägime? Mõtlen, kas ma seda ka oskan kasutada? Aha. Räägime vaegkuuljatest ja kurtidest. Mis vahe neil on? Mis arvate? Küll on neid igasuguseid teooriaid selle kohta, et mis vahe on vaegkuuljal ja kurdil. Et näiteks üks kuuleb nii palju ja teine nii palju ei kuule ja üks kasutab aparaati ja teine ei kasuta aparaati. Aga meil on palju lihtsam lahendus teile. On see, et vaegkuulja on see, kes tahab suhelda ja tahab infot saada, nii et ta kuuleb kõnekeeles. Ja kurdi puhul on see, kes kuuleb vähe või ei kuule üldse midagi. Tema saab infot viipekeeles ja annab ise ka infot viipekeeles. Siis me räägime siis täiesti erinevatest suhtlemisviisidest. Mina olen nüüd see, kes tahab kuulda ja kui ma ei kuule, siis on see minu jaoks probleem. Õnneks mina olen natukene nüüd õppinud ära ka viipekeele ja ütleme niimoodi, et kui mul aparaat ei ole ja kuskil ei ole ka kirjutustõlget, siis ma tõenäoliselt saan abi ka viipekeele tõlgist. Aga viipekeele osas on see, et ega inimene ei ole sündinud selle oskusega, seda peab ikkagi õppima. Päris nii ei ole, et iga vaegkuulja oskab viipekeelt. Kui palju meid on? Siin on öeldud ka, et kui palju on liikumispuudega inimesi, kui palju on üldse puudega inimesi, palju on pimedaid. Minu poolt ka natuke statistikat. Ja seda statistikat oleme taga ajanud päris mitmest kohast. Et kui te küsite, kui palju on kuulmispuudega inimesi, siis neid on ainult üle 7000. Ehk siis inimene, kes on lasknud endale puude määrata. Enamus inimesi muide ei ole seda teha lasknud. Siis näiteks aparaatide osas, kui palju on kuuldeaparaatide saajaid. See on ka kuskil 7000 ringis. See on 1 aasta kohta, antakse 7000 aparaati välja. Aga ega siis iga aasta ei saa uue aparaadi, nii et aparaadi kandjaid on märksa rohkem. Korrutame iga aasta see 7000 ja kuuldeaparaadi kandjaid on juba palju rohkem, kui on puudega inimesi. Aga kui me räägime Haigekassa andmetest, siis Haigekassa on andnud meile kuulmislanguse diagnoosiga inimesi. Ja neid on juba üle 100 000, 123 000 on kuulmislanguse diagnoosiga. Mõtle, kui vähe on nendest, kes on taotlenud puuet.
ja tegelikult on WHO ehk siis Maailma Tervishoiuorganisatsiooni andmetel ja meedikute andmetel on veel rohkem. Räägitakse, et kuni 20% elanikkonnast on kuulmislangusega. Ehk siis kokku võiks öelda, et Eestis on kuulmislangusega inimesi umbes 200 000. Need on nüüd need, kellel ei ole veel diagnoosi ka. Nii et kui me hakkame siin nüüd mõtlema, siis päris palju inimesi, kes tahaksid käia teatris, kes tahaksid võib-olla rohkem saada osa meie kultuurist, aga kas nad seda ka teha saavad, see on nüüd iseasi. Siis hakkame siis rääkima, mida me kasutame, kui me läheme teatrisse. Enda kohta ma juba mainisin, et mina kasutan kuuldeaparaate. No see on põhiline, ilma kuuldeaparaadita ma kindlasti ei lähe mitte kuhugile, ma ei lähe kodust välja ka, sellepärast, et äkki keegi tuleb mulle vastu ja tahab minuga rääkida ja mina ei kuule teda. Ja kuuldeaparaate olete kindlasti kõik näinud, need on kõrvatagused, need on kõrvasisesed, need on aina väiksemaks läinud, kui vanasti olid nad hästi suured ja vilisesid kõrvas, siis nüüd on tehnoloogia arenenud ja kuuldeaparaadid ühenduvad juba igasuguste nutiseadmetega, arvutitega ja nendega on võimalik igasuguseid asju teha. Ja mis on veel, need inimesed, keda kuuldeaparaat enam ei aita, nemad võivad kasutada kuulmisimplantaate. Implantaat on juba selline võimsam masin, mida opereeritakse. Implantaadi kasutajaid on Eestis umbes 200 praeguse seisuga. Ja implantaadid on ka väga sellised nutikad, neid saab samamoodi ühendada igasuguste seadmetega. Siis need inimesed, kes ei ole kuuldeaparaadi veel saanud, võivad tulla teatrisse kommunikaatoritega või FM-süsteemidega, mis on siis nagu kõrvaklapid. Panevad kõrvaklapid pähe ja nendele jõuab see tekst läbi võimendi. Ehk siis, et ütleme näiteks, mul on siin praegu võimendi käes ja see nüüd võimendab kõike seda juttu, mida siin räägitakse. Need on nüüd isiklikud abivahendid, et neid ei saa niimoodi küsida teatrist, et ma tulen teatrisse ja palun andke mulle üks kuuldeaparaat ja ma tahaksin seda etendust nautida. Päris nii ei ole. See on päris isiklik abivahend ja see on nüüd inimesel endal olemas. Aga siis, mis on teatris olevad abivahendid? Vaegkuulja üks hea abivahend on silmusvõimendussüsteem. See on nüüd abiks nendele vaegkuuljatele, kes kasutavad kuuldeaparaate, nagu mina. Mul on nii hea meel, et Eestis on silmusvõimendussüsteeme juba päris mitmes teatris. Esimene teater oli Vanemuise teater, kes silmusvõimendussüsteemi pani kogu teatrisaali ulatusse, mis tegelikult oli natuke vale otsus, sellepärast, et seal teatris on päris paljudes kohtades elektromagnethäired, ehk siis seal on väga suur müra ja nendes kohtades ei saa silmusvõimendussüsteemi kasutada, kuna müra tuleb aparaati kõvemini kui see tekst, mida laval räägitakse. Vaegkuuljad käisid ja kaardistasid Vanemuise teatri ilusti ära. Vaatasime, kus kohas on need müravabad alad, kus on müra rohkem ja Vanemuise teatri kodulehel on ilusti selline plaan, kus siis vaegkuulja saab vaadata, kus tema võiks oma pileti osta, kus ei ole müra. Ja silmusvõimendussüsteem on selles osas väga mõnus süsteem, et meie ei pea küsima mitte kellegi käest, et teate, ma tahan nüüd teatrisse tulla ja palun mulle see esimese rea 3. koht, vaid me vaatame sealt plaani pealt, kus on see müravaba, ostame sinna pileti, istume maha, paneme oma aparaadi silmusvõimendussüsteemi peale ja kõik, rohkem ei pea midagi tegema. Keegi ei tea, et istub seal üks vaegkuulja ja kasutab silmusvõimendussüsteemi. Silmusvõimendussüsteem on oma olemuselt väga lihtne. See on juba aastast 1930 loodud
süsteem, mida kasutatakse siiamaani. Tegemist on siis nii-öelda sellise magnetvälja loomisega siia ruumi. Siin praegu ei ole seda silmusvõimendust, aga no oletame, et kui siin on, siis on siin ruumis on üks traat paigaldatud ja see traat tekitabki siis nii-öelda silmus või selle magnetvälja ja magnetväljaga siis saan mina oma aparaadis kuulda paremini. Puhtalt, selgelt, ilma igasuguse müra ja kajata, mida laval räägitakse. See, kuidas see heli mulle nüüd kõrva jõuab, et kas näitleja kasutab nüüd mikrofoni, kõige parem ongi nii, kui on näitlejal selline suumikrofon, heli tuleb otse puhtalt mulle kõrva. Kui tal seda mikrofoni ei ole, siis on võimalik mikrofone panna lava äärde, ülesse, lakke ja silmusvõimendussüsteem saab selle heli sealt kätte. Nii, aga ütleme niimoodi, et mul ei ole seda kuuldeaparaati, aga ma tahaks ka paremini kuulda. Siis silmusega saab, silmusvõimendussüsteemi juurde saab panna ka sellised kõrvaklapid. Lihtsalt paned kõrvaklapid pähe ja kuuled nii, nagu aparaadiga inimene seda heli kuuleb. Et minu teada on Vanemuises need klapid ilusti ka olemas. Kus veel on väga hea teater, kus on väga hea silmusvõimendus, on Ugala. Ugala teatri silmusvõimendussüsteem töötab veel kõige paremini. Et see on niimoodi paigaldatud, et istu kuhu tahad, igalt poolt tuleb heli hästi ja tuleb hästi selliselt puhtalt ja ilma igasuguse müra ja kajata. Lisaks on veel paigaldatud see Saaremaale, Kuressaare linnateatrisse. Varem oli see ka Tallinna linnateatris, kui see seal vanas kohas oli. Loodame, et nüüd peale renoveerimist tuleb uuesti ka sinna linnateatrisse see silmusvõimendussüsteem. Draamateatris on ka, aga Draamateatris on klappide põhine. Ehk siis Draamateatrisse minnes, kui tahad silmusvõimendusega etendust kuulda, siis pead minema küsima. Et teate, et ma tahaksin neid klappe, neid silmusvõimendusega klappe ja need sulle antakse. Oleme koolitanud Draamateatri personali, kuidas neid kasutatakse, et nemad ei jääks sellega jänni, et kui keegi küsib. No see nüüd tähendab seda, et teised teatrikülastajad näevad, et sellel on klapid. Et natukene silmatorkavam on, aga parem kui mitte midagi. Eks ole. Mis veel on teatri, ma ei ütleks mitte saalides just, aga ütleme teatrimajades võib-olla natukene takistuseks, aga võib-olla ka toeks on fonolukud. No fonolukkudega mul on kogemus ainult selles osas, kuidas sõitsime ükskord ühte teatri parklasse, läksime testima seda teatrit ja öeldi, et sõitke sealt tõkkepuu juurest läbi ja parkige oma auto sinna maja ette ja tulge siis sisse. Aga seal tõkkepuu ees oli nii-öelda see fonosüsteem. Ehk siis pidi nupule vajutama ja ütlema, et me tulime siia teatrisse ja tahtsime siia nüüd parkida, palun lubage sisse. Ja siis me siis vajutasime sinna, mitte midagi ei kuulnud, kas meile midagi öeldi. Igaks juhuks ütlesime, et tere, et me oleme siia teatrisse tulnud ja tahaksime parkida. Keegi ei vasta. Vajutasime uuesti siis ja jälle kuulame, kas keegi küsib midagi, ei kuule ju ka ja jändasime selle väravaga tükk aega. Lõpuks siis keegi meie seltskonnast helistas ja ütles, et kuulge, et tahaksime sisse saada. Mis seal oli siis, et kas seal keegi meie käest midagi küsis või oli seal mingi kood või ei tea. Ehk siis, et sellised takistused võivad olla kuulmislangusega inimesel. Siis häiresüsteemidest ka veel rääkides. Kuulmislangusega inimene ei pruugi kuulda suitsuandurit. Kui näiteks midagi juhtub, on vaja minna välja, siis need suitsuandurid teevad väga kõrge sagedusega heli. Ja vaegkuulja ei pruugi seda kuulda, kurt hoopiski mitte. Siis nendes teatrites võiksid olla sellised signaallambid. Kui midagi juhtub, siis hakkab mingi punane tuli tööle ja me saame sealt majast tohutult välja. Ma ei tea, kas on mõnedes teatrites selline asi juba olemas. Loodan, et vähemalt varsti see tuleb. Muidu võib juhtuda see, et see vaene vaegkuulja või kurt ei teagi, mis toimub.
Nii, nüüd on need teenused veel, mida me saame kasutada, kui me teatrisse läheme. Juttu on olnud subtiitritest. Et subtiitrid on juba ammusest ajast, on Estonia teatris, on ooperites, eks ole, kus siis, kui on itaaliakeelsed ooperid, siis saavad lugejad seal vaadata, mis laulusõnad seal olid. Aga neid on tekkinud nüüd ka teistesse teatritesse. Ja jälle on Vanemuise teater üks väga selline eeskujulik teater, kes aeg-ajalt korraldab etendusi, millel on subtiitrid. Ja ta annab sellest teada ka meile. Meie saadame selle info laiali ja uskuge mind, busside viisi sõidab inimesi just sellele etendusele, et näha ja kuulda, mis seal toimub. Sest siis on see kiri seal olemas. Subtiitrid tuleb juba varem luua ja tõenäoliselt on teatris üks inimene, kes neid subtiitreid õigel ajal ka edasi kerib, eks ole, et niisama ju ei tule. Aga sellest on nii suur abi. Siis ma saan teada ka, millega see etendus lõpeb, eks ole. Kirjutustõlge. Te näete siin praegu koha peal, on kirjutustõlge. Te näete ka praegu siin ülekandes, kus kirjutustõlk kirjutab kõik üles, mida ma siin räägin. Loodetavasti jõuab ta kirjeldada ka helisid. Aga kirjutustõlge on praegu üks tänuväärsemaid teenuseid, millega vaegkuulja ja ka päris kurt tuleb toime. Kirjutustõlkega on praegu selline tore lugu, et vaegkuulja saab seda täitsa tasuta tellida. Ja niimoodi olemegi me tellinud kirjutustõlki teatrietendusele. Muide, päris paljud küsivad, et issand jumal, et siin on 2 kirjutustõlki, et nüüd ma pean ostma siis 3 piletit, jah? Ei pea. Kirjutustõlk, selle eest sa ei pea maksma. Sina ostad oma pileti ja istud sinna, kuhu sa tahad. Ja sulle antakse siis nii-öelda kas nagu Piret siin jagas koodiga, kirjutustõlke link, et sa saad oma telefonist vaadata seda, mida räägitakse, või siis antakse sulle tahvelarvuti. Sellega ma viimane kord läksin Vabaõhu teatrisse. Tahtsin kirjutustõlki saada. Rääkisin kõigepealt ilusti teatri personaliga läbi. Kujutate ette, seal öeldi, et ei, see ei olnud Vabaõhu etendus, see oli suvelavastus, mis oli ühes Küünis. Ja kujutate ette, teatri poolt tuli vastus, et ei, me ei saa seda kirjutustõlki teile anda. See on ekraaniga. Ja ekraan ju helendab. Ja kõik teised ju, kes tulid teatrisse, tahavad ju saada elamust. Ja see etendus on täpselt selline, et seal on see valguse mäng on väga oluline. Ja siis me püüdsime ikkagi selgitada, et see, mis sealt tahvlist tuleb, see ei sega mitte kedagi. Me istume kõige ääres, me istume seal ukse juures, kõige ääres, esimeses reas. Me paneme selle valguse üsna tumedaks. Ei tea ikka, et see ei saa nii olla, et see kindlasti segab teisi. Läksid kirjutustõlgid kohale, näitasid sellele teatri personalile, et see ei ole nii, et see ei sega mitte kedagi. Et päriselt, et see on abiks pigem. Olgu, lubame. Siis istusin ühe teise vaegkuuljaga esimeses reas, vaatasime sealt tahvlist kirjutustõlget ja teate, mis juhtus? Teised inimesed hakkasid ka vaatama meie seda tahvlit. Vaatasid sealt üle õla ja piilusid üle selle minu käe ja sellepärast, et ka teistel inimestel on ju probleem sellega, et kõikidest sõnadest aru ei saa. Nagu ma ka kogu aeg ei vaata seda. Ma vaatan seda kirjutustõlget siis, kui ma ei saanud aru. Ehk siis ma kaardistasin, kui palju ma seda vaatasin. No vaatasin umbes iga 5 minuti järel jälle leidsin, et oota, mis ta nüüd ütles täpselt. Ja teate, ma saan naerda ka õigel ajal. Siis kui teised naeravad. Varem ma pidin naerma lihtsalt viisakusest, et teised naersid ja järelikult oli midagi naljakat. No kuidas ma istun seal nii, et ma ei naera. Ja nüüd saab naerda teistega koos. Ja mis veel on viipekeeletõlge. Minu kõrval on siin ka viipekeeletõlk. Te olete viipekeeletõlget ilmselt ju kauem näinud kui mõnda teist. Aga viipekeeletõlgiga on samamoodi selliseid lugusid,
rääkida, kus öeldakse, et ei, kuidas me saame selle viipekeeletõlgi siia nüüd panna, et see vaja ju ka valgust ja siis segab teisi. Ei, viipekeeletõlgiga on ka jälle selline lugu, et sageli vaadatakse hoopis teda rohkem, sest ta kirjeldab ka seda, milline muusika on, mis hääled on ja inimesed tegelikult vaatavad ka seda väga suure huviga. On olemas ka taktiilne tõlge nendele inimestele, kes ei kuule ja ei näe. Taktiilse tõlkega inimesi olete ilmselt vähem näinud teatris, aga ükskord juhtus, kui Endla teater korraldas sellise etenduse, kus olid kõik asjad olemas. Subtiitrid ja kirjeldustõlge, kirjutustõlge, taktiilne tõlge ja teate, see Endla teater oli ka, neid inimesi oli paksud täis. Kõik tulid kohale, sest oli ligipääsetav etendus. Silmusvõimendus oli seal ka. Siis natukene räägin veel selgest kõnelemisest. Et Vaegkuuljate Liit on valinud nüüd 9 aastat selgeid kõnelejaid. Ja seal hulgas ka teatrinäitlejate seast. Ja siiamaani on saanud teatrinäitlejate preemiad sellised inimesed nagu Helgi Sallo, Märt Tavandi, Luule Komissarov, Ülle Lihtfeld, Ita Ever, Priit Võigemast ja Anu Lamp. Ja huvitav, miks neid valittakse? Ja miks nad on enamasti just sellised vanakooli inimesed? Sest tõesti, kui te nüüd mõtlete nende inimeste peale, siis nad räägivad väga selgelt, väga puhtalt. Istu seal teatrist kus tahes. Sa kuuled neid inimesi ükskõik kas sinna saali taha nurka välja. Sa saad kõik aru, mis nad räägivad. Sel aastal me valime selge kõneleja nendest selgetest kõnelejatest, kes on enne saanud, ehk siis nendest ka, kes seal praegu nimekirjas on. Võite minna Vaegkuuljate Liidu kodulehele ja valida sealt oma lemmiku. Mõelge järele, miks on just need inimesed kõige selgema kõnega. Tõenäoliselt see inimene, kes selles etenduses mängis, millest mina ilma jäin, ehk siis sellest lõpust, ei olnud üks nendest selgetest kõnelejatest. Nii, ja siis natukene veel sellest, et kuidas siis suhelda, kui üks kuulmislangusega inimene teile vastu juhtub. Lähete teatrisse ja tuleb üks inimene, ütleb, et ma ei kuule ja kuidas ma siis temaga suhtlen. Hästi lihtsad reeglid on. Vaata sellele inimesele otsa. Sest nagu ma juba ka mainisin, et suupett lugemine on väga oluline ja enamasti kuulmislangusega inimene seda teha oskab. Et vaata talle otsa. Mäletate seda maski aega. Te võid ju otsa vaadata, aga kui sul mask ees, siis ei ole ju midagi lugeda. Mis siis teha? Kui sa kannad maski, võta see mask korraks eest ära, sa võid 2 sammu tagasi astuda. Ütle oma sõnum ära, mida sa öelda tahad. Pane mask ette, asi korras. Mitte midagi rohkemat ei pea tegema. Siis ütle seda natukene aeglasemalt ja natukene selgemalt ja võib-olla isegi mitu korda. Aga ei ole vaja teha niimoodi, et suu on väga lahti. Ei on väga kole. Aga räägi lihtsalt natukene aeglasemalt. Ja ei ole vaja karjuda. Väga sageli on kuulmislangusega inimene öelnud, et okei, et kui ma ütlen, et ma ei kuule, pole hullu, ma karjun. No mida sa karjud? Kui sa karjud, siis sinu hääl põrkub ju tagasi ja hoopiski ei saa enam aru. Kurtidele pole mõtet ju üldse karjuda, eks ole? Ja siis vaata, kas ta ikka sai aru. Meil on kombeks öelda, ja. Tegelikult me ei saanud aru. Me lihtsalt ei julge seda öelda. Ja mis on veel? Hämaras ruumis ei ole üldse mõtet rääkida. Teatrisaalis ka, et kui teie nüüd siin praegu peaksite rääkima, minule paistab prožektori valgus silma, kui te siin kuskil räägite, siis ma teie suud ei näe. Ja siis ma tõenäoliselt ei saa aru, mis te räägite. Õnneks on mul siin kõik võimalused olemas, kirjutustõlgid, viipekeeletõlgid, kõik on abiks. Tunnen ennast turvaliselt. Ja kui ikka muud moodi ei saa, siis kirjuta see sõnum. Siis paberile, mobiili või arvutiekraanile, kõik võimalused on olemas ja kirjuta see tekst ära. Nii, aga minu poolt on kõik. Siin pildi peal on praegu
meie uhke kuulmisbuss, mis sõidab mööda Eestit ringi. Olen juba saanud ühe ettepaneku ka ühelt teatrilt, kes kutsus kuulmisbussi oma kollektiivi kuulmist testima. Ehk siis testime inimeste kuulmise ära, anname nõu, mis siis teha, kui ei kuule. Ja kõik see, mida ma ka ennem rääkisin, millised on need lahendused, mida inimene saab kasutada, räägime ka sellest pikemalt ja laiemalt. Aga kui on küsimusi, siis Piret siin aitab ja vahendab. Ja tulen siia poole keskele. Kas on mõni küsimus saalis? Aplaus, jaa. Tundub, et saalist ei tule midagi. Aga kooliõpetaja, nagu ma olen, käisid ka kuulmisbussiga Viljandi Kultuuriakadeemias ja valisime tookord muusikaosakonna õppejõud ja tudengid, keda siis seal testida. Ja tõepoolest, seda kuulmisbussi on võimalik kutsuda ja saate esmast nõu, mis siis teha. Minul seda esmast nõu ei olegi enam vaja, sellepärast mina olen ikkagi kogu oma elu elanud teades, et kurdid on olemas, sest ma olen kurtide vanemate kuulja laps, 5 meie peres ja meie lapsed kõik kuulevad. Ja see on tõsi, et ei ole mõtet karjuda. Aga ikka on tülisid tekkinud ja karjun seal vanemate peale, kui ta aknast välja vaatab, ma ei saa temaga kontakti, siis on täiesti minu enda suva, kui palju ma karjun seal. Dialoogi ei tule. Piret, kas ma võin kommenteerida korraks seda, kui me käisime testimas? Mis see testimistulemus oli natukene hirmutav, kuna me testisime ka noori ja noori inimesi, kes õppisid muusikat, siis päris paljudel oli nendel juba kuulmislangus olemas. Ehk siis, et mida rohkem me praegu testime neid inimesi, seda rohkem me tuvastame ära just noorte seas selle kuulmislanguse. Nii et siin on kas seal võib see põhjus olla nendes ka kõrvaklappides, mis kõrva sisse lähevad ja väga vali muusikat kuulatakse? Just, et see kõrvaklapi põlvkonnaks, nagu me neid nimetame ja neid arv aina suureneb koolilaste seas juba. Ja tõesti, et nad ise ei pruugi teadagi, et neil on kuulmislangus. Ei teagi, tavaliselt saavadki sellest teada, kui nad selle audiogrammi kätte saavad ja seda üllatust. Väga head need ka punktid, et mida siis teha, kuidas ja vaata otsa, saavuta silmside. Põhiline, vaata otsa. Kas me võiksime teha jälle ühe sellise väikese eksperimendi, et me õpetame meie saalis olijatele paar viibet? Viibet. Sellepärast, et kui me Selveris näiteks kohtame kassas kassapidajad, kellel rinnamärk on, olen kurt. Aga kuidas temaga me saaksime suhelda? Vaata otsa. Ja kui sa oled selle silmside saavutanud, siis kuidas on tere? No, mina ütlen alati nendele niimoodi. Tere. Ja, tee oma käega siin tere. Natuke naerata ja mitte siis nagu hullult, vaid et tere. Anna suuga kaasa. Ja vaadake, et tema päev läheb ka helgemaks. Ta naeratab teile vastu. Kusjuures inimesed on seda teinud. Ma olen õpetanud, et kui te näete seda inimest, kes on kassas ja ei kuule, öelge talle tere. Ja tagasiside on see, et nii kui ma ütlen tere, siis sa oskad viipekeelda. Ja kui ta nüüd on meie kauba läbi sealt libistanud ja rahaga tagastanud, siis me ütleme aitäh, tänan. Aitäh. Aitäh. Pane käsi siia rinna peale ja siis too aitäh. Ja kui me lahkume kassa juurest, siis on nägemiseni. Väga lihtne. Nägemiseni. Ja nüüd siis kurtide aplaus. Tiit näita ette seal meile. Tiit Papp on esimeses reas siin. Ja just. Ja mulle öeldi, et aplausi ei tohiks teha niimoodi, sest see on väga nagu tagasihoidlik. See on ikka nii. Suur aplaus. Kõik näevad. Aitäh, Külliki. Suur tänu. Suur tänu. Ja veel kõrvu lukustav aplaus ka siia otsa. Nii, läheme edasi. Meie järgmine ettekanne tuleb, kohe keeran lehte, sest mul on siin see Slido kood veel ees, seal hetkel midagi põletavat ei olnud näha. Kutsun siia Kertu Rakke, kes kõneleb meile lihtsas keeles tekstidest ja nende kasutamise võimalikkusest teatris.
Ja, Kertu paneb ennast valmis ja ma ütlen paari lausega veel, et Kertu on ajakirjanik, tegevtoimetaja portaalis Vaimupuu ja kas teie ajakirju täna tuli siia ka? Rahastused on niiviisi muutunud, et meil ei ole paberkandjal ammu juba enam ilmunud, et viimati ilmus siis 2022 jõulude ajal. Aha, aga meil on veebis vaimupuu.ee. Väga hea. Mõned ajakirjad tulid sinule, pealkirjaga sinule Eesti Puuetega Inimeste Kojast. Nii et Sinuga. Sinuga, vabandust, jaa. Aga sinu kord nüüd. Aitäh. Tere, olen Kertu Rakke. Sissejuhatuseks natuke ka kirjeldan ennast. Olen niisugune 1,72 m pikk, pigem kõht kui paks. Mul on seljas niisugune kuldse tooniga jakk ja kleit ulatub allapoole põlvi. See on kootud ja on musta ja kuldse mustriga. Ja mul on umbes poolde selga ulatuvad heledad kartulikoorkarva rastapatsid. Ja lisaks on mul kaelas rätik, aga see ei ole üldse niiviisi nagu tavaliselt peaks olema, vaid see toetab minu ajutist erivajadust. Ehk siis kohtusin Tallinna tänavatega ja nüüd olen 4 nädalat kiipsis. Nagu ütles minu sõber Janek, kes istub siin esimeses reas ja kes liigub tugiraamiga, ütles, et nüüd sa siis saad aru, mis asi on erivajadus. Ja saan küll, sellepärast, et käsi on kasutada 2 korda vähem, aga aega kulub vähemalt 3 korda rohkem igasugusteks asjadeks. Ja tegelikult olen ma selle ligipääsetavusega kokku puutunud just kas tänu nüüd, aga Janeki pärast. Sellepärast, et umbes 11 aastat tagasi, kui me hakkasime tegelema, ütleme 11-12 aastat tagasi, kui me hakkasime Vaimupuu asjadega koos tegelema, avastasime me koos Tallinnat, kuna minu laps oli tookord mingisugune aasta-2 ja me liikusime siis tugiraami ja lastekäruga ja kui ma varem olin leidnud, et sõidan ainult autoga ja kontsad peavad olema vähemalt 10 sentimeetrit, siis Janeki ja oma lapsega siis avastasime hoopis uue Tallinna. Ja see nüüd siis ligipääsetavusest ma tegelikult nagu räägiksingi, sellepärast, et sai küll välja kuulutada, et seda lihtsat keelt, kuidas teatris kasutada, aga ütleme nii, et teatris on üsna loomingulised inimesed, nad saavad hakkama, kui nad teavad, mis asi see lihtne keel üldse on. Paraku olen ma näinud hästi palju kohti, kus nagu on kirjade järgi lihtne keel, tegelikult ei ole lihtne keel. Seda lihtsat keelt kujutatakse ette kui mingisugust müstilist asja, mis on siis mõeldud ainult intellektipuudega inimestele. Ehk siis minu tänase ettekande teema, see on lihtne keel, üks ligipääsetavuse osa. Mul on hästi palju materjali, ma püüan kiiresti teha, kui ma millestki liiga kiiresti üle jooksan ja arusaamatuks jääb midagi, siis saab alati küsida ka. Et kuni on siis, selle puldiga vist sai ka kuidagi, ma ei oska. Kui ma edasi tahan, kuhu ma sai. Seda ma igaks juhuks ei puutu. Ei, seda ole. Ühesõnaga, ma vaatasin nüüd järele, et selline sõna ligipääsetavus ise ei ole ligipääsetav, sellepärast, et on paralleelselt on kasutuses termin juurdepääsetavus ja see on just nendes suurtes ametlikes tekstides nagu mingid eurotekstid ja mis on ülevalt tulnud ja ei ole nagu konsulteeritud altpoolt inimesega. Ja minu meelest on ikkagi ligipääsetavus on parem kui juurdepääsetavus, sellepärast, et juba kui mõtled, et juurde või ligi, eks ole, siis et minu juurde või minu ligi, siis seal on vahe on olemas ja me kõik tahame ikka lähemale jõuda inimestele. Ja siis need on siis Eesti Keele Instituut ütleb siis, et ligipääsetavust tähendab arusaadavust, kättesaadavust, jõukohasust, nähtavust ja sõna juurdepääsetus üleüldse puudub. Ja miks siis see ligipääsetavus on niisugune imelik teema, mis ei ole minu meelest nagu väga paljude ametnikeni jõudnud, kes tegelikult peaksid sellega juba ammu tegelema. Et näide sellest, et me oleme siin Vaimupuuga ja aastast 2020, kui selgus, et igasugused rahastused on vastu taevast, kuna inimesed ei saa kasiinos käia. Oleme neid igasugused lihtsa keele asju nagu püüdnud näidata, et me oskame neid rääkida, mis see lihtne keel on, aga ei ole nagu inimesed aru saanud. Et
et sellepärast, et arvatakse, et see ei puuduta isiklikult kedagi. Välja arvatud siis nagu puudega inimesi, et kui ei ole mingisugust erivajadust, siis üldse minu asi ei olegi. Aga ligi pääseda siis on vaja juba sellepärast, et aru saada asjadest. Ja kui selline küsimus näiteks tekib, et miks mul üldse on vaja kuhugi ligi pääseda, siis see küsimus ongi näide sellest, et kuidas ligipääs tähendab infole ja mõttetegevuse innustamisele kaasa aitamist. Ja et kuhugi ligi pääseda, on enne hea täpselt aru saada, kuhu ja miks üldse minna tahetakse. Ja arusaamiseks on vaja, et eluliselt oluline info oleks edastatud selgelt ja kõigile ühtemoodi arusaadavalt. Siin on siis puuetega inimeste õiguste konventsioon, kus on nagu näha juurdepääsetavus ja siin punktid D ja F siis räägivad sellest, kuidas peab olema info inimestele arusaadav, lihtsas keeles ja ligipääsetav. Et siin on punktis D on näha, et siis ühiskondlikus hoonetes ja muudes rajatistes tuleb panna välja tähistused reljeefses punktkirjas ja kergesti loetavates ja arusaadavast vormides. Ehk siis kergesti loetav on siis see mõiste, mida siis kasutatakse paralleelselt koos juurdepääsetavusega nii-öelda ülevalt poolt tulnud tekstides ja me oleme siin nagu meie. On niiviisi kuidagi kujunenud, et lihtsam on öelda lihtne keel. Ma arvan, et siin on ka natukene süüd jutumärkides EFPIT-il ehk siis Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidul, kes siis on nimelt on selle asja lihtsaks keeleks. Ja kui me räägime kergesti loetav või hõlpsasti loetav, nagu see easy to read ingliskeelne tõlge tähendab siis see, ütleme, hõlpsasti loetav ja üldse hõlpsasti arusaadav, olgem ausad, eks ole, mis sõna see hõlpsasti on ju. Nii, siin on siis näha siis Euroopa Liidu enda leheküljel, et siin all kirjutasin selle veebilehe, selle algusest, lõpuks läks igavene pikk radu, aga ma arvan, et see on sellelt European Unioni Euroopa.eu lehelt leitav. Ma näitaksin nüüd mõned näited sellest, kuidas on siis ligipääsetavus tehtud, aga see ei ole ligipääsetav. Ma näitan välismaa vigu, sellepärast, et siis on hea mõelda, et me ise teeme paremini, aga ma näitan ka neid asju, mis on siin Eestis olnud. Ehk siis siin on siis pilt sellest, kuidas kaldtee läheb trepi peale, aga 2-astmeline trepp on, aga kaldtee läheb alles ainult alumisest trepiastmest. Siin on näiteks kaldtee, mis on piiratud metall mingisuguste torudega. Siin on kaldtee, mis on nagu otse, ühesõnaga kaldenurk on leebelt öeldes on terav nurk või? Ma ei oska öelda, see on otse all, rõudvõidude hell või midagi sellist. Siin järgmine pilt on vahva kaldtee, mis on rohkem nagu siuke rambi moodi, et saaks nagu hoo sisse, aga seal piltide pealt on näha, et hoogu sisse saades tuleb sein ette. Ja siis on selline kaldtee, mis on nurgaga ja siin ei ole ühtegi normaalset piiret ega käsipuud. Siis järgmine kaldtee on pikast trepist alla, kus on siis ilmamärgiga märgistatud kaldtee, mis on ka, ütleme, ma pakun niiviisi, mis on võib olla 30 kraadi nagu võrreldes selle horisontaalse joonega. Järgmisel pildil on trepp, kus üks osa trepist ei vii mitte kuskile. Ja siin on siis nüüd sellel pildil on ilmakoht, mis on siis lisaks märgistusele on see piirab ka seda ilmakohta, see kõnnitee äär. Nii et see on väga, ühesõnaga kui sinna saad, siis välja ei pruugi enam saada. Järgmise pildi peal on siis kõnnitee ja sõidutee serv ja on just see koht, kus siis kõnniteelt saaks maha keerata, aga keset seda kaldtee moodi osa siis on pandud üles parkimis see mingi post.
nii, sellel pildil näeme koridori, kus on torud ja disain on selline, et siin ei ole ainult erivajadusega inimestel probleeme sellest koridorist ja sellest takistustest mööda saada. Ja selle pildi peal on siis seina peal on uks ja selle kõrval on trepp mitte otsa all, nii et siin on lisaks erivajadustele vaja ka erioskusi. Siin siis on järjekordne pilt, kus on siis 2 kiike pandud, aga kiiged ei ole mitte kõrvuti pandud, vaid nägudega vastamisi, et ma arvan, et see on üsna sükene, ütleme süke dalmaatsia koera moodi näevad välja need lapsed, kes seal omavahel kiiguvad. Aga see pilt näiteks on tehtud siin 2 aastat tagasi ühe perearstikeskuse juures. Siin on siis näha, kuidas on kaldtee perearstikeskuse juures, mis on siis värav on kinni pandud ja see on veel piiratud punase valge lindiga. Ehk siis, kui oli koroona piirangud, siis oli millegipärast olid kaldteed igal pool kinni, nagu need oleksid kohutavalt nakatusohtlikud. Et pilt on tehtud liikumispuudega inimese poolt, kes ei läinud koroona pärast sinna haiglasse, perearstikeskusesse. Järgmine pilt on tehtud 2021. aasta jaanuaris, kui ma olin Vaimupuu liikmena kutsutud Tartus ka uue maja avamisele. Ehk siis mitte uue maja, vaid uute ruumide avamisele. See oli siis nädal aega oli umbes nagu need ruumid avatud ja siis kutsuti siis nii-öelda ekspertgrupp. Hea küll, intellektipuudega inimeste koha pealt ei olnud seal väga palju midagi kobiseda. Aga näiteks siin selle pildi peal on näha, et tualettruumid, meeste tualett ja ilmatualett siis asuvad teineteisega nurkapidi koos, nii et kui näiteks need uksed korraga lahti lähevad, siis ma arvan, et näiteks kui ma kujutan ette, et Jaanek tuleks oma tugiraamiga sellest uksest välja ja sealt teisest meeste kempsust tuleks üks mees välja ja lööks nagu uljalt ukse lahti, eks ole, siis Jaanek oleks oma tugiraamiga pikali. Ehk siis seda asja ma olen kuulnud, et ei ole muudetud veel, aga selle peale tuleks mõelda. Nii, see on sama tualett siis seest. Mis siin siis valesti on? Põhiline on see, et seal üleval on see punane nöör. Kui keegi ei tea, mille jaoks see nöör on, siis see ei ole mingisugune disaini element või iluvidin, eks ole, mille võib nagu koristaja rahulikult kinni siduda kuskile. See ongi sellepärast, et peabki tilbendama mööda maad, sest kui inimene kukub pikali, siis ta saab sellest nöörist kinni võtta ja abi kutsuda. Et see ei ole selline asi, et nüüd ta jääb mulle ette ja ma seon ta nagu mitmekordselt sinna kuskile toru külge kinni. Siis on siin näha, et tualettpaber ei ole käe ulatuses. Ja siis on veel üks asi, mille peale tegelikult liikuv inimene üldse ei tule. Et siin prügikast on kraanikausi all. Lepime kokku, poti juures tuleb rohkem igasugust sodi. Et peaks olema, kui on nagu soov, et oleks kindlasti kraanikausi all see prügikast, pange teine siis poti kõrvale. Nüüd praeguseks hetkeks olevat see asi natukene muutunud, sest see on ju tehtud peaaegu 2 aastat tagasi, need pildid, ja pluss on seal ka mähkimislaud olemas. Nii, samal päeval käisime siis Tartu raudteejaamas ja väga ligipääsetav on ju kõik, eks ole, siin on näha, et kaldtee on täiesti pikalt ja ei ole ka väga, kuigi minu meelest on küll see natukene nagu liiga järsk nurk, aga mida mina ka tean, siin on näha, et on lumesodi ja ehk siis sellisest lumesodist, ma tean, Jaanek ei lähe omal jõul üle. Ja küll nüüd ta võib-olla läheb, sest ta on mõned kuud siin trennis käinud usinalt, aga ütleme nii, et aasta tagasi ta kindlasti poleks läinud. Sest sellisest lumesodist üles minemine, nagu mäest üles koos mingisuguste tugiraamide või ratastoolidega, see nõuab füüsilist jõudu ja vastupidavust, aga see paraku ongi, need asjad on sellised, mis erivajadusega inimestel tihtipeale napivad neid. Siis siin on hea näide, kuidas meie püüame teid aidata. Et meie oleme selline nagu elitaarne seltskond, ehk siis on siis näide sotsiaaldemokraatide valimiskampaaniast paar aastat tagasi, kus siis sooviti ilusat emadepäeva vineerist kaldtee paigaldamisega äärekivi juurde. Tulevad meelde sellised sõnad nagu jokk ja karuteene, sellepärast, et esiteks see vineerist väike kaldtee moodi asi, see on liiga kerge.
Vihmaga ta läheb üldse libedaks ja pigem on see tegemist on eluohtliku asjaga, kui et aitamisega. Aga no ütleme nii, et need igasugused abiasjad ma siin kõrvalt vaadates, tunduvadki sellised, et aitame lihtsalt nagu kirjade järgi, et me saame pane linnukese kirja, et me oleme head inimesed, me oleme heategijad. Et tihtipeale selliste asjadega tegeletaksegi. Ja siin on näide, siis 2021 august oli ligipääsetavuse päev Pärnus. Ja siin on siis pilt sellest, kuidas vaimupuu peatoimetaja Janek ei saa ligipääsetavuse päevale. Sellepärast, et tol päeval oli, mis seal oligi, mingid teemad olid, eks ole, et ei saanud seda kogu üritust ei saanud õues pidada, kuna oli kohutav tuul, see oli muidugi hästi ootamatu, nii palju kui mina olen Pärnu Ranna hotelli juures käinud, seal on alati tuul, küsige minu käest. Ja tegelikult oleks võinud panna välja sildi, et liikumispuudega inimesed saavad täiesti probleemivabalt sisse teiselt poolt maja, kus on restoran ja kus ei ole trepiastmeid. Sest selle ligipääsetavuse päeva selle teemade nagu selle ürituse juurde jõudmiseks ei olnud tegelikult oluline läbida seda hotelli fuajeed. Aga see hotelli fuajeest läbimiseks tuligi nendest treppidest üles alla kõndida. Ehk siis, kui on pandud kaks riba, mida mööda saad sõidutada ratastooli, siis ei saa sellel liikuda tugiraamiga. Päriselt ei saa. Ja ligipääsetavus tähendab mugavust kõigile. Ja see tähendab seda, et me peaksime natuke avarmalt võtma, sest see ei ole ainult mingi erivajadustega inimeste asi. Ja kui rääkida nüüd nagu sellisele egoistlikust vaatenurgast, olgem ausad, kui kõik kuulmispuudega inimesed kuulevad paremini, nägemispuudega inimesed saavad nagu nii-öelda näha paremini ja liikumispuudega inimesed saavad igale poole ligi, siis need, kellel on käed jalad küljes ja näevad ja kuulevad, need saavad teha hoopis teisi asju, nad ei pea mõtlema, et nad peavad kogu aeg aitama. Ja see abi küsimine, nagu ma olen aru saanud, tegelikult ei ole üldse mõnus. See abi, sa küsid midagi, hea küll, on mingid elementaarsed asjad, inimesed teavad, eks ma tean, et Janek ilma tugiraamita ei kõnni, eks ole, ma ei kutsu teda kuskile metsa matkama, eks ole, aga sellised asjad, et nagu, kui ei pane tähele, et tegelikult on piinlik küsida küll kogu aeg abi. Ehk siis, kui on nagu abi on kättesaadavam, siis on kõigil lihtsam. Ja see tähendabki seda, et ligipääsetavus tähendab mugavust kõigile. Nii, kuna aastal 2024 peavad kõik avalikud asutused olema ligipääsetavad, siis ma loodan, et aastaks 2024 on siis tehtud Tallinna linnavalitsuse teenindussaali välisuks tunduvalt kergemaks. Praegu on sellest väga raske sisse minna, eriti näiteks Janekil oma tugiraamiga, aga ka näiteks minul, kes ma ei ole füüsiliselt väga nagu tugev. Ja ma kujutan ette, kui ma peaksin sinna minema mingi tittpuusal, eks ole, mingisugust asja küsima, nagu inimestel on tavaliselt sinna teenindussaali ei lähe need inimesed, kellel on kõik korras. Nende lähevad ikka need, kellel on midagi vaja. Siis ühe käega seda rasket ust liigutada on keeruline. Pluss siis linnavalitsuse tualettruumid siis külalistele asuvad keldrikorrusel, kuhu tuleb minna trepist. Lõpuks jõuan ma siis ka natuke sinna lihtsa keele juurde, ehk siis kuna lihtne keel on siis üks ligipääsetavuse osi, kui meil on 4 puude liiki, liikumispuue, nägemispuue, kuulmispuue ja intellektipuue, on siis 4 puude liiki, mille põhjal siis lähevad neid ligipääsetavuse asju teha. Et 3 esimest tavaliselt saavad mingi tähelepanu, aga viimane tavaliselt ei saa. Aga kuna nüüd aastast 2024 on, siis peavad olema kõik avalikud asutused ligipääsetavad igati, siis ma loodan, et see tähendab ka seda, et kõik need veebilehed, tekstid ja oluline info peab olema piisavalt arusaadav. Nii, ma näitan nüüd kiiresti siin mingisugused sildid, kuidas segane silt võib tähendada
segadust. Et noh, et see ei anna infot, vaid hoopis segadust ja see ei aita mitte kuidagi, et parem on nagu siukse silte mitte teha. Noh, näiteks kui ma bussiga olen sõitnud või trammiga, on väga tihti on need pagana ekraanid on kuidagi ajast maas. Kui ma ei tunneks Tallinnale linna, ma eksiks kindlasti ära. Sellepärast, et need info, kui ta on vale, siis ta pigem võiks mitte olemas olla. Siin on siis silt, kus on näidatud, et 24 tundi on lahti, aga on märgid kauplus, aga et on suletud kella 2-5 öösel näiteks. Et siis ei ole ju 24 tundi lahti. Siin on silt, kus ei saa aru, kus siis peaksid need külalised ja kes nagu need kullerid, et kuhu poole nooled näitavad täpselt, et kes kuhu poole peaks minema. Nii, see märk tegelikult hästi loogiline märk, selline on nagu kuskil jalakäijate alal täiesti levinud, eks ole, aga esimesel pilgul ehmatab ära, mõnde on selles, et siin läheb nagu tee näitab, et jõuad ringteele ja 4 väljumisteed, kõik on mingis mõttes keelumärgid, kas sissepääs keelatud või siis see liiklus keelatud. Et see ehmatab lihtsalt ära, et võib-olla äkki ei pea seda märkima. Nii, ja siin on siis selline pilt, mille me oleme valinud nimelt, see on lifti nupud, kus siis nagu ühe numbriga on mitu nuppu ja see on hästi-hästi segane. Ja minu meelest on see hea pilt iseloomustamaks seda, kuidas saab aru, näeb maailma intellektipuudega inimene. Et nagu saaks aru, aga ei saa ka. Täpselt siuke. Siin siis on visuaalne viga, eks ole, et siin ei ole võimalik lugeda tähti välja, kui taust on väga sarnast tooni. Siin on samasugune näide on siis Eesti Ajaloo Muuseumist eelmisest kevadest, kus siis on näha, et valgel seinal valge tekst, isegi kui ta on reljeefne, ta ei torka silma, teda ei näe lihtsalt. Nii, siis on jälle see minu lemmikkoht aastal 2021 Tartus K hoone. Siin on majaplaan ja mul oli väga hea meel, et selles meie seltskonnas oli ka Jakob Rosin, kes näitas nagu mulle kui, ja küll ma ei ole ka väga nägija, ütleme nii, mul on -4, aga ma olen ikkagi nägija. Et paljud asjad, mida ma ei oleks siialgi jälle, mille peale ei oleks tulnud, siis Jakob näiteks näitas, et sellel majaplaanil on viga näiteks see, et siin on küll tore see, et on maja, need seinapiirjooned või ruumi jaotus on reljeefne ja on ka prallikiri on reljeefne, aga siin on reljeefsed ka tavalised tähed. Ehk siis nagu nägijale ei anna see, et tavalised tähed on reljeefsed, mitte midagi. Aga pimedad ju takistab. See on lihtsalt nagu müra, et mis see siis seal nagu päriselt on. Et sellised pisikesed momendid ja ma mõtlen, pagan, Tartus ka. Seal ei ole sellised inimesed, te olete nagu kõik on hästi terved ja tublid ja tugevad. Teil peaks olema ju nagu mingeid inimesi, kelle käest varem küsida, mitte et maja nädal aega valmis ja siis nädal aega hiljem kutsuta mingisuguse seltskonna, kes siis ütleb, mis on valesti. Siin on siis samast päevast kohe hästi kiiresti pandi mingisugune silt ukse külge ja ilmnes, et oli natuke liiga väiksed need vahed täppidel ja täpid olid üleüldse natuke madalad. Ehk see oli täiesti loetamatu. Nii, siis miks siis inimene peaks infole ligi pääsema? Sellepärast, et kui inimene saab asjadest aru, siis tal on lihtsam elada, ta on enesekindlam ja ta ei käi ka teistele nii palju pinda, ütleme nii. Riigil on ka informeeritud kodanikku vaja. Näiteks Islandi riigis hakati eelmine aasta septembrikuus tõlkima enamiku lepinguid, seadusmuudatusi ja igasuguseid oluliseid mingisuguseid informatsiooni lihtsasse keelde. See on suuremahuline töö, seal on nagu Islandil, ma seda asutust ei nimeta, sellepärast, et see nõuab paremat keeleoskust, kui mul on, need Islandi nimed on keerulised. Seal on nagu meie Eestis on vaimupuudega inimeste tugiliit, umbes sama taoline organisatsioon, kes siis kellel on nagu rohkem vastutusala kui meie FBIT-il, siis nemad tegelevad selle lihtsasse keelde tõlkimisega ja toimetamisega. Ja mitte ainult sellepärast, et nad oleks nagu intellektipuudega inimesed, oleks äkki nagu sellised tähtsad inimesed, nad peaksid aru saama. Ei,
tavalised inimesed ei saa ka seadustest aru. Ja nüüd vaimupuu kogemustega on meil niiviisi, et väga paljud tekstid, mida meie oleme toimetanud lihtsasse keelde, täiesti tavaintellektiga inimesed, omavahel öeldes päitsa nagu pealtnäha nutikad, on meie tekstide peale öelnud, ahaa, nüüd ma saan siis lõpuks aru, mismoodi see asi käib. Nii, seni on riik nagu rohkem näidanud, et tal on informeeritud kodanikku vaja, kui on olnud siis, et kohustuslik põhiharidus on meil kõigil, pluss siis, et näiteks koroonapandeemia teateid anti. Et see näitas seda, et tegelikult on vaja sõnumeid kohale viia, nii et kõik saaksid ühtemoodi aru. Lihtne keel ei ole mingisugune uudisasi ja näiteks on olemas ju selge sõnum, selline termin. 9 aastat tagasi oli siin Eestis ka üks selge sõnumikonverents, kus siis Martin Forstlaetner tegi sellise infodisaini esitluse. Siin on siis võrreldud seda selget sõnumit espresso kohviga. Et et üks hea espresso on strong, short, simple ja sweet ehk siis tugev, lühike, lihtne ja magus. See näitab siis seda, et sõnumi kohale viimine ei ole mingisugune elitaarne erivajadustega inimeste lõbu, vaid just suured meediakontsernid ja reklaamiagentuurid tegelevad sellega, et kuidas saada siis oma sõnum kohale viidud. Väga palju siin selgel sõnumil ja lihtsal keelel ei olegi vahet, aga mõned olulised vahed on. Ehk siis, kui on siin, see on sarnane, et sisu peab olema tugev, lühike ja lihtne. Ja lihtne mitte infantiilset mõttes, vaid lihtsalt kompaktses ja korrektsuse mõttes, nutikas. Ja kui on viimane asi on siis sellel selgel sõnumil, mis on see nii-öelda kirstordil, selline natukene kunstipärane väljend võib olla, siis lihtsa keele puhul tuleks selliseid asju vältida. Igasuguseid mitmeti mõistetusi võiks vältida. Selge sõnumi ja lihtsa keele sarnane ühine eesmärk on siis loomulikult see, et oma sõnum sihtgrupini viia. Aga erinevused on siis see, et selge sõnum on suunatud tavaintellektiga inimesele, kes peab lugu vaimukast huumorist ja siis lihtne keel on suunatud siis lugemisraskustega inimestele, kes ei pruugi kõike mõista. Kui selge sõnum tavaliselt kasutatakse teda igal pool reklaamides ja üleskutseid ja lihtne keel annab edasi vaid põhisõnum ja on oma olemuselt sisu kokkuvõte. Ehk siis, kui me kirjutame näiteks Vaimupuu lehel mingisugust uuest seadusest, siis see lihtsas keeles kokkuvõte kindlasti ei oma mitte mingit seaduslikku jõudu, aga see on nii-öelda nagu tutvustav nii-öelda teaser, eks ole, et nagu saab pildi selgeks, millest see originaaltekst räägib. Et meil on üsna palju toimetatud näiteks Sotsiaalministeeriumi pressiteateid, mis on siis nagu näha, et kus on siis originaaltekst on linkina võimalik lugeda ja meil on siis toimetatud see lihtsasse keelde. Selge sõnumi puhul on see, et üldiselt infomürast on vaja siis mingit originaalset lähenemist, et see silma torkaks. See on mingi sõnamäng või lihtsalt visuaalne efekt. Aga lihtsas keeles on siis, kasutatakse lihtsa keele logo. See on siis sinine logo, kus on peal inimene, kes loeb siis raamatut. Raamatu ühel lehel on siis pöial üles tõstetud siuke vohmärk, et too lahe on lugeda lihtsalt. See on siuke Inclusion Europe'i välja töötatud logo, mida siis saab kasutada, kui on täidetud need lihtsa keele reeglid. Siin on need kasutusalad ei ole hetkel oluline. Nii, ma toon näite, mis võib olla keeruline. Näiteks siin on reklaam, kus on pane õlg alla, aita hoida elu avatuna, vaktsineeri koroona vastu kohe. Ehk siis pane õlg alla on väga ilus nagu selline kunstipärane näide, et umbes nagu, et toeta ja samas on ju ka õlg see, kuhu tavaliselt see vaktsiin saadakse. Aga samas see võib tulla nagu keeruliseks, et mismoodi nagu see õlg ja elu avatuna, et liiga kunstipärased asjad võivad tekitada segadust, rääkimata sellest, et kogu see teema on nagu segadust tekitanud. Siin on näiteks siin Viljandi haigla reklaam, mis on väga hea kompaktne, aga näiteks mina näiteks ei pannud tähele,
et mis vaktsineerimine see on. Ma ei osanud vaadata, et siin on pildi peal on ampull, mille peale on kirjutatud COVID-vaktsiin. Võtsin seda lihtsalt kui illustratsiooni. Ehk siin näiteks on puudu see, et on koroona vastu vaktsineerimine, pluss siis on ka puudu Viljandi haigla aadress. Mis ma arvan, et see kuulutus on olnud kuskil Viljandi inimeste seas, et nemad kõik teavad, kus see on, aga minu jaoks jäi see võõraks, sest ma ei tea. Nii. Lihtne keel on siis lugemisraskustega inimesele ja ma ei väisi seda kordamas, see on väga oluline lähenemine, kui tahad midagi lihtsasse keelde kirjutada, et tegemist on lugemisraskustega inimestega, kellele siis tuleb pöörata seda tähelepanu. Ja kui keegi on nüüd kursis sellise filmiga nagu Zoolander, siis Derek Zoolander oli siuke hästi ilus modell. Tal oli oma nagu naeratus ja puha. Et ma loodan, et keegi on sellest filmi näidanud. See film üldiselt nagu mõnitab seda, et modellid on ilusad, aga lollid. Aga see Zoolander ei ole üldse nagu siuke lihtne poiss, vaid tema idee on teha siis, rajada siis koht lastele, kes ei oska hästi lugeda ja tahaks ka teisi asju paremini teha. Et siin see foto illustreerib, see on foto siis näitab seda filmis keskpaigast ühte kohta, kus on tehtud makett selle kooli kohta ja sellest koolist ja on pannud siia väikesed inimesed ja Derek vaatab seda maketti ja ütleb, küsib, et kas see on hiirtel. Et see on tegelikult, tõesti on naljakas film. Aga see fotoga illustreerib natukene praegust olukorda, ehk siis, et idee on olemas, makett on valmis ja tegijad samuti. Nii, kes on siis lugemisraskusega inimesed, keda tuleb siis arvestada? Ja me siis oleme võtnud eelkõige siis intellektipuudega inimesed, kergema intellektipuudega inimesed. See on selline termin nagu enese esindajad, self-advocate, inglise keeles ma ei oska täpselt täheldada, kes on siis nagu kergema intellektipuudega, kes on nagu võimelised ise teatud piirini hakkama saama. Et lihtsalt nagu see erivajadus ei ole nii tugev, õigemini sügav, et ta ei takista siis nagu paljude asjadega hakkama saamist, inimesed saavad oma üürid makstud ja nagu rahadega tegeletud, et tavaliselt on just vaadatud selle järgi, et kui intellektipuudega inimesed saavad aru, siis saavad ka teised. Siin ongi siis, et testimiseks, et kas tekst on piisavalt lihtne, peabki seda testima mõni intellektipuudega inimene. Ja miks just intellektipuudega inimene, ma just ütlesin ka, muidugi ma hakkan ennast kordama, et tase on umbes selline, et see peaks olema ka teistele arusaadav. Mis veel kord näitab, et lihtne keel ei ole mingisugune ainult intellektipuudega inimestele, vaid see peab olema selge sõnum, mis on kõigile arusaadav. Vahemärkusena ma siin räägin, et intellektipuue või vaimupuue. Varem kasutati vaimupuue ja ehk see vaimupuu meil sai ka siin 12 aastat või 11 aastat tagasi tehtud, ikkagi tuletatud ju vaimupuudest, et vaimupuu. Ja kui nüüd siis oli, aga tegelikult on ju niiviisi, et vaimsust, loomingulisust ja kõike muud on intellektipuudega inimestel kõvasti, et intellekti seda nagu, arusaamist ja ütleme nii, et teinekord ei olegi vaja ju kõigest aru saada. Et siuke muu maailmaga connecti võib-olla jääb puudu. Ja me avastasime, et meie vaimupuuga kasvatamegi ju vaimu, eks ole. Et selles mõttes sai meil väga hästi see nimi valitud. Ja 2019 saime isegi Eesti Keele Instituudilt selle eest auhinna, et sellise nime endale valisime. Ja kuna siis vaimupuue on siuke nii-öelda, täpselt nagu see invaliid võiks olla see vaimupuue ka nagu kuskile maha maetud, aga ikkagi ma näen seda Sotsiaalministeeriumi tekstides ja mujal SKA tekstides ja igal pool. Siin on siis nagu väike näide, et missugused need kerge vaime alaareng on siis, IQ on siis 50-69 ja mõõdukas vaimne alaareng on 35-49. Ehk siis kui siia ette kujutada endal on nagu loodetavasti 100 ikka on ju, et siis see abivajadus kui niisugune ja see tekstide lihtsus võib-olla mõnele inimesele need numbrid ütlevad natukene paremini.
Ja siin on pikk rodu siis kirjutatud, mis asi on intellektipuudega inimene ja minu meelest on kõige olulisem see, mis on esimeses reas, ehk siis intellektipuudega inimene on täiskasvanu, mitte laps. Ehk siis kõik igasugune infantiilne ninnu-nännu tuleb ära lõpetada, sellepärast et see on siuke, natuke diminueeriv, alandav minu meelest. Ja siis, kes näiteks on sellised testijad, kes siis võiksid, kelle vaatenurga järgi võiks seda lihtsat keelt vaadata, on siis näiteks HEV-õpilane, kes on täiskasvanuks saanud. Ta on super tugev igasuguse nutiseadmetes, mingites filmide tegemises, vaatamises, milles iganes, sest ta on tänapäeva noor. Või siis vastupidi eakas, kellel puudub igasugune digipädevus ja siis teised inimesed, kes sinna umbes samasuguse abivajadusega sinna vahele mahuksid. Siin on siis Inclusion Europe on siis selline rahvusvaheline organisatsioon, see on mittetulundusühing, mis ühendab siis erinevate riikide intellektipuudega inimeste organisatsioone. Ja hästi oluline on see, et loomulikult nad lähenevad kõike hästi võrdselt, aga ma loeksin ette need 3 asja, mis tegelikult on hästi olulised ka igasuguste muude mingisuguste erivajaduste, abivajaduste ja üleüldse integreerimistega. Ehk siis Inclusion Europe'i tegevuse lähtepunktid on esiteks austus intellektipuudega inimeste, nende arvamuste ja valikute vastu. Teiseks, solidaarsus nõrgemate ja tugevamate inimeste, põlvkondade ja organisatsioonide vahel. Ja kolmandaks, intellektipuudega inimeste ja nende perekondade kaasamine kõigisse ühiskonna aspektidesse austuse ja solidaarsuse tulemusena. Ehk siis need 3 asja, need ei saa olla eraldi. Ja kui läbi nende 3 asja vaadata seda asja, siis saame aru küll, kuidas kaasata tuleks. Inclusion Europe'is on töötatud välja ka lihtsa keele reeglid. Ehk siis, kui neid reegleid kasutada, siis on õigus kasutada ka seda lihtsa keele logo. Siin on siis inglise keele näide sellest, kuidas easy to read, siis on natukene lahti seletatud, kuidas seda lihtsat keelt kasutada. Need on kõik seal Inclusion Europe'i lehel olnud ja ka vaimupuu.ee, meil on see lihtne keel ja ligipääsetavus, et sealt 2 sellest rubriigist on need tekstid kõik kättesaadavad. Need rahvusvahelised lihtsakeele reeglid on tegelikult sellised, mida võiks kasutada igal pool. Näiteks igapäevaselt oma meile kirjutades või niiviisi, et teinekord mõtled, et oota, kuidas ma nüüd kirjutan, et kas... Tuleb välja, et ma räägin peast, kuigi mul siin oli suur probleem neid pabereid välja printida, mis siin praegu lendavad kogu aeg. Ehk siis need tuleks kasutada, on hea igapäevaselt kasutada, sest isegi tavalise meilide saatmisel on neile mõte, et kuidas ma siis ennast niiviisi väljendan, et ei oleks mitmeti võimalik aru saada. Ehk siis tulebki läheneda hästi lihtsalt. Ja siin on, et kasutada lihtsaid sõnu ja lihtlauseid, ei tohi kirjutada liiga pikalt. Arvud tuleb kirjutada numbritega, eelistada Eesti oma sõnu ja mis siin kõige viimane on mul märgitud, et tegevus peab olema kronoloogiline. See võib tekitada segadust, aga näiteks on oluline, ma toon teile näite, et kui ütled, et loomaaeda lähme siis, kui me oleme pitsa ära söönud, siis tegelikult oleks parem öelda, et kõigepealt sööme pitsa ära, siis lähme loomaaeda. Ehk siis nii nagu tegevused on kronoloogilises järjekorras, et oleks lihtne aru saada. Siis tuleks vältida poolitusi, lühendeid, võõrsõnu, igasugused kantseliitlikke väljendeid, tühja juttu, mõttekordusi, mida ise ka ei viitsi lugeda, eks ole, mis seda siis toppida sinna lihtsasse keelde, eks. Ja tekst peab olema ka visuaalselt ligipääsetav. Üks asi, mis tekitab hästi palju tõrkeid, on nagu nagu ehmatust on see, et reegel on see, et uus mõte on uuel real. Ehk siis üks lause võib olla mitmel real ja selle võib näha välja nagu vaba värss. Kui sellest ehmatusest üle saada, siis ma luban, et ei ole tegelikult üldse keeruline lugeda. Siin on natukene veel sellest visuaalist. Ja et selleks, et siis aru saada, kas tekst on kergesti mõistetav, peab seda testima vähemalt üks intellektipuudega inimene.
Ja kui ei ole testitud, siis ei ole õigust ka seda logo kasutada. Miks see on hästi oluline, on see, et inimesed, kes on juba natukene tuttavad selle lihtsa keele logoga ja teavad, et selle logo märgi alt nad leiavad lihtsama info üles, siis nende jaoks on see kui lisareklaam. See on nagu selline väärtus näiteks veebilehe juurde, et sa saad, et siin meil on ka lihtsas keeles mingi info olemas. Siin on siis lausa Inclusion Europe'i poolt on välja antud Voltik, see on ka minu teada FBIT-i poolt tõlgitud eesti keelde, ehk siis, et ära kirjuta meile ilma meieta. Sest nagu siin on ikka juttu olnud, et alati küsige nende tavakasutajate käest, lihtsate inimeste käest, ärge hakkake mõtlema, sest nagu me kõik teame, eks ole, kui keegi hakkab vabandama sõnadega, aga ma arvasin, et siis tuleb ilge jama. See on juba nagu siuke, aga ma arvasin, siis on juba nagu kõik arvad on püsti, et mingi jama nüüd tuleb, sest ei ole mõeldud, ei ole arvatud, et äkki siis nagu küsiks, sest liigne küsimine tundub tihtipeale nagu näitan, et ma ei saa aru, et ma olen loll, ma ei saa ju ennast lollina näidata. Alati tuleb küsida. Nii, et lihtsalt keele toimetamiseks on siis ainult 2 viisi. Kas siis võetakse üks lihtne keele tekst ja seda siis testivad intellektipuudega inimesed või siis kirjutada see tekst algusest peale koos intellektipuudega inimesega. Kui on kerge intellektipuudega inimene, kes ise kirjutab, neid on päris palju meil, siis ka seda teksti tuleks testida teiste intellektipuudega inimesega. Sest kuna meil need psüühikahäired ja intellektipuuded on nagu pudru ja kapsad ja ütleme niiviisi, et tean autiste, kelle sõnakasutus on väga osav ja nende sõnu tuleb ikkagi nagu toimetada lihtsasse keelde. Et ei saa seda intellektipuudet ka niiviisi nagu, et intellektipuudega inimesed on nagu me kõik siin oleme erinimelised, eri lumehelbekesed. Ja miks ei võiks siis teha seda eesti keele lihtsat keelt siis üks nagu keeletajuga kodanik? Me ju kõik teame, kuidas on lihtne öelda, aga ei tea. Ehk siis ma olen aru saanud, et kui inimesel on haridust rohkem kui põhiharidust, siis ta tihtipeale on liiga tark. Sellepärast, et me ei saa ise arugi, kui palju erinevaid keelendeid, mingisuguseid seaduse sõnu ja muud me tegelikult kasutame igapäevaselt. Ja inimene, kes on lõpetanud ikkagi gümnaasiumi, tema keelekasutus üleüldse on teissugune. Ta kasutab nagu mingid põimrindlauseid, teeb mingisugust nalja ja ei pruugi aru saadagi, et see tekst võib olla keeruline ja arusaamatu. Ehk siis, kui nüüd hakata lihtsalt keeles teksti tegema, tuleb vaadata, kellele siis seda suunata. Siin on jälle meenutused vanadest filmidest, filmide näiteid tuues, ma mõtlesin, et kui vana ma olen, ma mäletan selliseid filme ja ma ei olnud üldse laps siis ju. Et siin on siis kaader filmist Philadelphia, mis valmis siis 1993. aastal, kus siis Denzel Washington mängib juristi, kelle nii-öelda lause, kui keegi pöördus tema poole mingi probleemiga, oli see räägi, nagu ma oleksin 6-aastane. Miks? Sellepärast, et kui inimene räägib 6-aastasele, siis ta valib sõnu ja selgitab, räägib pointist. Kui ta arvab, et ta räägib targa juristiga, siis ta räägib nii, nagu see jurist oleks mõtete lugeja ja kõike teadja, mida ta tegelikult ei ole. Ehk siis selleks, et sõnum kohale viia, tuleb ta lihtsustada juba enda jaoks. Sest nagu on öelnud ka Albert Einstein, et kui sa ei saa sellest oma jutust, nagu kui sa ei oska seda mingit asja selgitada lihtsalt, siis järelikult sa ei saanud sellest ise päris õigesti aru. Nüüd olengi läbi, jah? Tegelikult on see aeg juba lõhki, mul on nii keeruline sind katkestada, aga ma arvasin, et nüüd tuleb ilge jama. See kõik on väga oluline, mida sa kõneled, aitäh. Kas see pool tundi on läbi, jah? See on ammu juba läbi, meil on üks ettekanne. Ma tegin kodust tegelikult katse, ma tegelikult jõudsin poole tunniga vähem, kui ma praegu jõudsin. Te olete nii hea publik, ma olen nagu... Aga ma loodan, sa tõid nii palju näiteid siia juurde, Kertu, kas saame võtta kokku? Selles mõttes kokku, et mulle tuli ka sinna Sliidosse üks, et kui sa tegid selle ettepaneku, et vaata punktkirjas need taktiilsed materjalid, et seal oli ka teksti nii-öelda lugejate kirjas reljeefne, siis seal oli kommentaar, et kõik ei loe punktkirja. Ja mõni just, kes on nägemise kaotanud või kes ei ole punktkirja õppinud, loeb just kombatavalt neid nii-öelda meie tähti. Selline kommentaar tuli meile sinna arvutisse.
ma olen siin ainult vahendaja, väga Jaa, hea, väga just. huvitav, aga noh, ma ütlen, et kui me olime seal siis nüüd selle meeskonnaga seal testimas, siis oli see asi just, mis mulle väga nagu kõrvu jäi, et ei saa, nagu, et see segab. Ja kui nüüd mõtlen nõndapidi, et mina, kes ma näen ja kuulen ja arvan, et ma saan aru, läksin Tartus ühte hotelli, olles teatrit külastanud, ja ma otsisin toanumbrit. Ei olnud reljeefselt ukse peal, ei olnud ukse kohal, ei olnud ukse kõrval, mitte kusagil ei olnud. Ma käisin korrusel edasi, tagasi. Ja mis see oli? Saate aru, vaiba mustri sees. Püha püss. Ma olin tõsiselt nagu hämmingus, kui ma lõpuks leidsin, kus on see toanumber. See ei ole mitte kuidagi kombatav ja mulle kui nägijale ma ei tulnud selle pealegi. Et sisekujundaja on sellise vimka nagu teinud. Ma loodan, et mitte nagu halva pärast, vaid ikka parimas usus. Hea, et sa meile tuletasid. Ma tahtsin just tulla näite, et sõltumata sellest, missugune on hoone, me just oleme seal muuseumites ja igal pool käinud ja ütleme nii, et meil on Janekega tegelikult on täitsa hasart neid ilmakempse pildistada ja mitte ühtegi 100% tublit kempsu pole veel oma elus näinud. Aga seal teatris on ka, või igal pool on ju see, et need sildid peavad olema silmade kõrgusel. Et inimene peaks oskama leida ja tegelikult oleks hea, kui oleks ikkagi see maja plaan. Just nimelt, et see, et sa kuskil lähed, et tead, kuhu minna. Kail on küsimus vist. Kail on käsi. Jaa, nii. Vaata, mina ei näinud. Mul paistis prožektor silma. Ma võtan mikrofoni. Ma tahtsin nende reljeefsete tähtede kohta lisada, et see oleneb tähe suurusest. Kui ta on väiksem kui 2,5 sentimeetrit, siis ta muutub selliseks mudruks ja ei anna meile mingit infot. Aga need pimedad, kes on diabeetikud ja on oma sõrmeotsad ära torkinud, siis nende tundlikkus on nii madal, et nemad vajavad reljeefseid tähti. See on selline lisa ja väga oluline. No näed, ma olen suures õhinas ja nagu tarkuse ja aitäh selle kommentaari eest ja Kertu, luba, et me saame neid materjale, kus on tõesti need reeglid, lihtsakeele reeglid, panna endale tallele. Ja ma kutsuksin hea meelega meie viimase ettekande, kui sa ütled lõppsõna. Ma mõtlengi, et mul on nagu ma ei lähe siit kaugele väga. Mitu lõppsõna, ma tahtsin tegelikult tuua näite, kuidas ma panin lihtsasse keelde ühesõnaga siukse teksti, aga ma näitan neid pilte, kes loeb, see loeb, et tulemus on selline, et mida ei ole mõtet nagu ikkagi avaldada, sellepärast, et kui me paneme väga palju väga keerulised asjad lihtsasse keelde, siis tuleb välja, et me ei ole seni üldse tööd teinudki. Et ei ole ja tahan, et nüüd kui ma millegi muuga ei ole nagu siin Eestis kuidagi oma jälge nagu kuhugi vajutanud, siis palun tsiteerige mind, et lihtsasse keelde saab panna ainult sellist teksti, millel on mõte. Aitäh. Ja ilma erilise ja pika jutu sissejuhatuseta ma kutsun siia tänase teemabloki, teise teemabloki viimase ettekandja ja Liis Vares, ole hea. Tantsukunstnik, koreograaf ja kõneleb meile töö erivajadustega inimestega etenduskunstis. Jah, me oleme ajas lõhki. Lõuna tuleb pärast seda, kui Liis on kõnelenud. Aitäh! Tervist! Ma arvan küll, et ma räägin täna rohkem endast kui tööst teistega. Ja see ongi mu fookuspunkt, et kuidas tuua tähelepanu sellele, miks me võiksime ennast kaasata selliste inimeste ellu, kes on võib-olla teistsugused, mitte vastupidi. Et kuidas neid meie ellu kaasata. Ja ma toongi näiteid enda elu pealt. Ja ma leidsin ühe teksti, mille ma olin kirjutanud umbes 5 aastat tagasi. Ja kõigepealt alustuseks ma tahaksin jagada teile ühte videot. Ilmselt mõned on teist seda näinud.
aga ma arvan, et on hea uuesti vaadata. Can I ask you a question? What happened to your legs? Were you born like that, or did you have them chopped off? Do you have an arsehole, or do you shit into a bag? How do you go to the toilet? Can you masturbate? Seriously, I want to know. What's this lump on your back? Do you blame God for being born? What are these? They're stumps. Do you have any friends? Have you ever been in a fight? Have you? If you hit me first, it's okay if I hit you back, isn't it? Because you're a man. Do you trust me? Because I don't trust you. Siis kui otsustasin istuda ja istudes jätkata. Nii, 2006. aastal näen Eesti väikelinnas telerist Briti füüsilise teatri kompanii TV8 tantsufilmi The Cost of Living. See klipp oli siis sellest filmist. Selle filmi lõppkaader on midagi, mis juhib ja liigutab mind siiani. See kehade nihe, kahe keha kohtumine, inimlik ilu. Seda võite kodus üle vaadata 30 sekundit selle filmi lõpust. Antud filmi üks peategelastest on tänaseks meie hulgast lahkunud, keda te siin nägite, jalutu David Tudel. Aga ta töötas üle 20 aasta professionaalse tantsija ja näitlejana. Tema elu muutus päeval, kui sõber ulatas talle lendlehe, mis kutsus tantsutöötuppa. Ta valis minna ja andis endale võimaluse liikuda tema jaoks nüristavalt postkontori kooditoksija ametilt edasi.
kuidas ta seda tegi ja kuidas ta avastas endas tantsija. David ütleb, ma lihtsalt tegin asju, mis näisid mulle loomulikud. Inimesed on öelnud, et nad on mind vaadanud ja tundub, nagu oleksin kaaluta ja võiksin lennata. Paljud tantsijad pürgivad selle poole ja tingimata ei jõua sinna. Ma tingimata ei püüdle sinna. See on lihtsalt minu viis liikuda. 2012. aastal lõpetan mina Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti erialal. Oma tantsuõpetaja lõputöö praktika teen vaimupuudega noorte juures. Võiksin nüüd parandada, et intellektipuudega noorte juures. See lihtsalt juhtub nii, sest tundub sel hetkel väljakutsuvaim, õpetlikum ja hirmutavaim valik. Kuidas ma seda teen? Kuulates ja vaadates neid ja ennast. Teen seda, mis tundub mulle ja teistele loomulik ja väljakutsuv, kohane. 2013. aastal suvel osalen kaasaegse tantsu Mekas Viinis töötoas. Seal on selline festival nagu Impulstants, kuhu tulevad kokku üle maailma erinevad inimesed, professionaalsed tantsijad. Ja käin töötoas, mis on avatud erivõimekusega kehadele, tõesti kõikidele. See tähendas seda, et kõik inimesed, kes kuidagi sinna ruumi kohale jõudsid, ükskõik mis seisundis, kui nad olid elus ja hingasid, siis nad said osaleda selles töötoas. Selle töötoa ja meetodi nimi on Danceability. Professionaalseid tantsijaid on vähe, kuid on näiteks inimesed ratastoolis, kes saavad liigutada vaid oma silmi, häälitseda, hingata. Meesterahvas, kellega tantsin, on ühel hetkel 2 jalal minu ees ja järgmisel hetkel juba ruumi teises otsas. Üks tema jalgadest lebab minu ees põrandal. Vaatan seda jalga ja meest ning tajun mustrite ja kammitseva turvatsooni lagunemist eneses. Tajun, kuidas olen kinnistanud muutuvas ajas ja oma muutuvas kehas ühte ja sama vormi ning liikuva keha norme, mis ei luba mul sel hetkel edasi liikuda. Muide, need, kes on tulnud sinna töötuppa erivajadusega inimesi aitama, vajavad ise abi, kuna nad on jäänud ilma oma hoolealustest, kes selles ruumis liiguvad ja avastavad ise oma piire ja piiratust. Tugiisikud on ise jäänud jalutuks või sootuks kehatuks. Neil on võimalus üle aastate ennast ise leida, saada jälle enda osaks, mitte olla kellegi teise karguks. Selles tunnis õpivad nad täiskasvanud tervete inimestena uuesti kõndima ning valikuid tegema. Siin on siis näide sellest töötoast, selle töötoa algusest või sellest meetodist Danceability meetod. See on seal samas Viinis, kus ruum on siis täis palju erinevaid inimesi ning algab soojendus.
ma lihtsalt kokkuvõtvalt selle meetodi kohta ütlen nii palju, et see tuginebki nendel 4 sõnal, ma ütlen siin ingliskeelsena, kuna ma proovin ka leida eestikeelsed vasted, aga päris raske on kõike, kuna see meetod on ka hästi keelepõhine või otsib samamoodi lihtsat keelt, et seal tunnis tõesti saaksid kõik osaleda. Siis jah, ka eestikeelseid vasteid, kui ma olen Eestis tunde teinud, on päris keeruline kohati leida. Aga inglise keeles on siis sensation, mis on siis alus sellel meetodil, ehk siis tunnetus või aistingud, tajud, kõik, mida me enda kehas kogeme. See on esmane. Järgmiseks on relation ehk suhted nii enda kehas, kehaosade vahel, ühendused, aga ka ruumis, laiemalt teiste tantsijatega, ruumi osadega, millega iganes. Siis on aeg, time, mida seal tunnis õpitakse tajuma. Juba Kertu tõi ka välja selle, kuidas tema sai aru, mida tähendab erivajadusega inimeseks olemine just aja mõõtmes, kuidas aeg muutub, milline võib olla tempo, mis on aeglane, mis on kiire. Ja siis on disain ehk siis kogu terviku komponeerimine nii enda keha liikumise suhtes või siis kaaslaste suhtes, aga ka kogu ruumi komponeerimine. Ehk siis on selline väikene elumudel või väike maailm, mis selle tunni jooksul korraks tekib, kus mäng käib nende 4 mõiste vahel. Aga ma jätkan oma teekonda. Ehk siis samal sügisel, see on siis 2013 aastas oleme, vaatan Londonis Tennessee Williamsi 1947. aastal kirjutatud näidendi Tramm nimega Iha kaasaegset lavaversiooni. Peaosalise Blanche'i rollis on professionaalne näitleja Nadia Albina, kelle parem käsi lõpeb küünarnukil. Ta särab ja teab täpselt, keda kehastab. Ta on 100% kohal. Ta ei mängi, vaid ongi Blanche. Sest nagu ta ise ütleb, siis erivajadusega naisena on ta harjunud tundma end eraldatuna, mittekuuluvana, tulnukana oma ühiskonnas. Ka Blanche varjab oma loomuliku vaba oleku taga enda päris osa, mis ei sobitu kaasaja kõlblikku kaunisse pilti. Nadia ei saa oma keha varjata ja nii toob ta inimliku olemuse oma terviklikus ilus ja valus nähtavale loomulikult. Millal Eesti kaasaegne ühiskond lubab tervikpildi nii jõuliselt end kõnetada? Millal julgeme minna pildi sisse, mitte vaadata kõrvalt ja küsida, mis on valesti? – 2015. aastal otsin üles Pavel Semjonovi. Siin pildil näete teda seal üleval, kollase särgiga olen mina ja minust siis vasakul on Pavel Semjonov. Otsin ta üles, Pavel on keegi, keda kohtasin juba 2007. aastal Eesti Kunstiakadeemias. Tema joonistas, mina olin modell. Tema stiili imetlesin, kuid kõnetada ei julgenud, sest ta oli ja on teistsugune.
8 aastat hiljem julgen läheneda. Otsin ta üles ja kutsun tantsule. Paša tuleb. Tuleb välja, et Paša on igiliikur. Ta ei ole kunagi paigal ja on alati kohal, sest ta keha ei luba teisiti. Ta peab oma keha kuulama, muidu kukub ta ümber. Ta oskab ja ei karda kukkuda. Kaasaegsed tantsijad püüdlevad sellise kehalise kohalolu poole, ka vaba loomuliku kukkumise poole, kuid ei pruugi jõuda sinna kunagi. Pašale on see loomulik viis liikumiseks ja elus olemiseks. Ta käib 2 korda nädalas jõusaalis, et võistelda iseendaga. Mulle tundub, et kõige rohkem hirmutab Pašat mugavus, sest ta teab, et see ei vii kuhugi. Seda Paša õpetab ka mulle ja see hirmutab ka mind. Üks. Ja me kirjeldaksime seda videot. Aitäh, Liisi. Ekraanil on hele lage tantsusaal 2 tantsijaga, kellel on peas riidest kotid. Nad liigutavad musti toole, istuvad toolidel. Katsuvad käega teineteist. Ruum on pime, põleb üksik prožektorlamp. Üks tantsija uurib lambiga, teise tantsija väänlevad keha. Liigutused on katkendlikud. Tantsija tõstab käed, keerutab neid, teeb rütmilisi liigutusi parema jalaga. Meestantsija mustas on põlvili põrandal, püüab sirutuda teise tantsija poole ja puudutada tema sõrmi. Tantsijad keerduvad üksteise ümber ja langevad maha. Embavad justkui teineteist. See klipp oli siis lavastusest Hingake, ärge hingake, mis etendus Sõltumatu tantsulaval. Ja see ettevalmistusprotsess oli 2 aastat koos töötubadega ja iganädalaste Pašaga kohtumiste, jutuajamiste, treeninguga. Me käisime ka Norras selle lavastusega. Ja ilmselt oleks võinud seda mängida veelgi, aga Pašale olulisemaks sai elu, tantsust olulisemaks sai ellujäämine. Nii et ta valis ellujäämise ja kunstiga, joonistamisega tegelemise.
see oli siis juba aastaid tagasi ja nüüd pole tegelikult aastaid, ma ei ole tegelenud selliste töötubade läbiviimisega. Aga arvasin, et see teema on nüüd minu jaoks kuidagi suletud või möödas, siis just sellel aastal hakkas kuidagi ootamatult tulema selle teemalisi küsimusi ja kutseid ja järsku see teema sai kuidagi hästi aktuaalseks. Ja ma sain aru, et ikka ei ole veel kedagi teist kutsuda siia. Et mis on ju tore, et me oleme siia jõudnud. Aga ma tõesti loodan, et ka tuleb veel, nüüd tulebki inimesi peale ja just nimelt erivajadusega inimesi endid, kes soovivad ja küsivad endale ruumi. Ma tahaksin veel näidata ühte klippi ühest lavastusest, mille ma tegin koroona ajal. Ja see on online lavastus. Ja miks ma seda siia lõppu jutuks toon, on see, et kui me räägime ligipääsetavusest ja normidest, siis üllataval kombel sellel koroona ajal ma jällegist kohtusin selle teemaga, et mis on normaalne ja mis ei ole. Et mina sellel ajal just kuidagi läksin kaasa selle ajaga või mul oli võimalus minna, et selles ka suletud maailmas leida siiski mingi kontakti võimalus. Tegelesin täpselt selle samaga, mida ka siin. Ma otsisin kontakti ja sel ajal oli seda võimalik leida ainult veebi teel. Ja see oli minu jaoks väga äge kogemus, sest et pärast teatrilava või sellist füüsilist ruumi ja seal saadud kogemusi ma tundsin, et keha on see, mis jääb alati ette, kui ta ei paista pealt välja tavaline, siis tavalisel inimesel on alati võimalik varjata hästi palju, mis tal sees toimub, kõiki erivajadusi, mis tal on. Ja kui sa tood lavale kellegi, keda me ei ole harjunud isegi tänavapildis nägema, et ongi see loomulik, et kuidagi keha minu enda praktikas mul tundus selline füüsiline keha jääb ette, et ma ei tea, jõuda mingite järgmiste kihtideni või teemadeni, millega ma soovin tegeleda. Ja siis see veebimaailm ja koroona situatsioon andis võimaluse selle keha ära kaotada. Keha kaduski pildist. Nii, aga 1 minuti pärast juba alustame. Loodan, et teil on olemas kõrvaklapid või siis helisüsteem, mis toetab vaatamist. We use Estonian language. Ja kaamerat ei ole vaja sisse lülitada. Mõnusat etendust ja kohtumiseni. Valge ekraan.
liigub üksik kursor. Trükitakse tähed. Armas lugeja. Mõtlen sinu peale tihti. Teinekord astun sisse mõnda kohvikusse ja istun ukse lähedale, tellin kohvi. Panen tehismarmorist lauaplaadile oma sigaretipaki, tikudoosi, paberiploki ja sulepea. Liigutan tükk aega lusikat kohvitassis. Kuigi ma kohvi sisse suhkrut ei pane, joon seda, lastes suhkrul sulada nii, nagu põhjapoolsed rahvad, nagu venelased ja poolakad, kui nad teed joovad. See on siis Kõik loeb The Reader nimelise lavastuse algus ja see on siuke pooletunnine algselt online eksperiment lihtsalt, mis on tekstipõhine ja ka videopõhine live kaamera on ka kasutuses, aga ehk siis ma trükin, kirjutan seal ühes samas väikelinna korteris Rakveres ja üritan saada kontakti inimestega, kes on kusagil oma kodudes. Ja miks ma selle välja toon, on see, et sellel koroona ajal ma hakkasin kuulma mingil hetkel hästi palju tagasi normaalsusesse, et inimesed tahavad pöörduda tagasi normaalsusesse ja päris elu juurde. Ja see jälle minu jaoks oli täiesti kuidagi vastuvõetamatu, et see tagasipöördumine, ühtepidi on see arusaadav, et muidugi me kõik igatsesime midagi, mis sellel hetkel oli puudu, füüsiline kontakt ja lähedus, aga samas ka kuidagi me vaatasime mööda sellest võimalusest, mis on selles piiratud situatsioonis puudu olekus kaasa võtta või mis seal siiski olemas on. Ja ma nüüd ka loodan, et siiski see veebielu, mis meil oli, et me võtame sealt midagi kaasa ja jätkame, sellepärast et tegelikult see on ju ruum, mida me kasutame igapäevaselt ja ma arvan, et ka siin saalis olijad on väga kuidas ma ütlen, väga kõrgelt arenenud igasugustes tehnoloogiates ja just nimelt, mida pakub see veebiruum, et see on võimalus olla ühenduses ja mingitele inimestele ka ainuvõimalik ühendus, võib-olla üldse kusagile kohale jõuda ja osa saada. Ja tõesti, et see ei ole ainult erivajadustega inimeste teema, vaid ma arvan, et see võib olla meie kõigi teema ühel hetkel ja ongi tegelikult juba praegu, et miks mitte ma ei võiks osaleda tegelikult kusagil teises maailma otsas toimuval sündmusel, kui need ühendused on olemas. Et miks ennast ise puudu jätta seetõttu, et on kinnistunud mingid vanad mustrid ja vanad harjumused. Et see on see, mida mina olen õppinud liikudes väga erinevate kehadega, et alati tuleb otsida edasiliikumise võimalust. Ja ma loodan, et seda teevad ka rohkem teatriinimesed, kunstiinimesed, et nad ei kaasa teisi niivõrd või kuivõrd lubavad endal ligi pääseda võib-olla terviklikule maailmapildile ja reaalsuste paljususele ja sellest osa saada. Aitäh! Aitäh, Liis, aitäh! Ja vahepeal Sliidosse on tulnud
murelause, Tom kirjutab, et kirjutustõlgik jäi kinni. Ma vaatan, ei jäänud kinni, kõik on hästi. Kõik on hästi, et tasub võib-olla lehekülge siis värskendada ja pilt ja tekst jälle ekraanil lähevad edasi. Meid ootab nüüd lõunapaus ja 45 minutit läheb käima nüüd. Öelge palun, mis kell on. Ja tuleme tagasi 14.30, on õigus. Ja teie ka seal ekraanide taga kodudes või kus iganes te meie ülekannet jälgite. Ja jätkame 14.30. Lõunasööki saab siin ümberkaudsetes kohvikutes. Mina kõigi kohta ei oska öelda, kui ligipääsetavad või mis. Ja kodus kindlasti külmkapp on ligipääsetav sinul. Kohtumiseni!